siis ka minu poolt, samal ajal kui minu tänased abilised istuvad, ma natukene sissejuhatuseks räägin. Nagu siis Kristi juba ütles, olen ma Noored Kooli 4. lennu vilistlane, kõigil on luba istuda. Olen ma Noored Kooli 4. lennu vilistlane ja hetkel siis ka Noored Kooli meeskonnaliige. Ja täna siis me tõstatame siin taaskord selle küsimuse, et kes nüüd täpselt siis mille eest vastutab. Noored Kooli vilistlaste ja osalejate 7-aastane kogemus on tegelikult iga aasta toonud päevakorda selle ühe ja sama teema. Ja see teema on, kes vastutab õpilaste õppeedukuse eest, kes vastutab nende õpiharjumuste kujundamise eest, kes vastutab. Ja me oleme jõudnud sellise metafoorini, et see on justkui pallimäng. Vastutus on üks pall, mida kõik tahavad teisele meeskonnale ära visata. Ja kusjuures selle mängu juures veel teine huvitav asi on see, et võitjaid ei ole. Et tegelikult enamasti see mäng lõpeb kaotusega. Ja täna siin mul on väga-väga hea meel just selle üle, et hetke pärast, kui me läheme edasi juba paneeldiskussiooniga, siis meie paneel on täna äärmiselt mitmekesine. Et meil ei ole laua ümber ainult õpetajad, meil ei ole laua ümber ainult õpilased, vaid me oleme toonud kokku erinevad inimesed, et sellest mängust saaks rääkida väga erinevatest perspektiividest. Ja meil on täna siin Karl-Markus Turulin. Karl-Markus on siis võib-olla teile tuttav ka ETV dokumentaalses saatesarjast Üheksandikud, kus ta siis oli õpilasena, kajastati tema elu koolis. Järgmisena on meil Isabella Riitsaar, Tallinna Poegümnaasiumi direktris. Kristi Siirman, kes on Noored Kooli 1. lennu vilistlane ja hetkel töötab Tabasalu ühisgümnaasiumi õppejuhi ja siis väikse koormusega ka õpetajana. Järgmisena on meil Kristi Vinter, mõlemad Kristid, perekonnanimed erinevad. Ja Kristi on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi direktor. Ja viies on meil siin kapi taga Margus Oro, kes on SOS Lasteküla Eesti ühiku juht. Ja ma olen tutvustanud teile nüüd 5 inimest, kes hetke pärast saavad olema meie järgneva mõne aja fookuses, aga tegelikult on meil täna 2 võimalust, kuidas teie saate olla aktiivsed. Ja ma tutvustan need kohe kiiresti ära. Esimest võimalust te näete siin ekraanil. Ehk siis kõik, kellel on kaasas kas nutitelefon või võimalus kasutada arvutit, ma soovitan soojalt minna sellele lingile. Ehk siis jooksvalt kogu selle paneeli jooksul, et ükski hea mõte kaduma ei läheks. Siis teil on võimalus seal lingil sisestada kuni 20 tähemärgi ulatuses oma mõtteid, küsimusi, soove, teemasid, mis teie peades tekivad samal ajal, kui te kuulate paneeldiskussiooni. Ühe postituse pikkus, nagu ma ütlesin, on 20 tähemärki, aga teil on võimalus teha lõputut postitusi. Ja see on hea vahend siis selleks, et kogu meie sellest vestlusest tekiks üks mõttekaart ja me saaksime seda jagada ka nende inimestega, kes täna kahjuks, kellel ei õnnestunud siia tulla, aga kes on väga-väga huvitatud sellest, millest me räägime ja mis mõtted meie peades tekivad. Ja teine võimalus on isegi veel aktiivsem. Teil on võimalus paneeli teises pooles esitada küsimusi. Ja siis meie panelistid rõõmsalt on valmis neile ka vastama. Et tekib nii küsimus kui vastussituatsioon. Aga ma mõtlesin, et võib-olla testime kõigepealt seda keskkonda. Et kas see meil üldse töötab. Ja ta hakkab välja nägema, siis nüüd hetk selline. Ehk siis ma mõtlesin, et testime seda nii, et ma esitan kõigepealt mitte esimese küsimuse panelistidele, aga hoopis teile. Ja esimene küsimus mul on selline, kui ma ütlen sõna vastutus, mis on esimene mõte, mis teil pähe
tuleb? Esimene mõte, mis tuleb pähe, kui ma ütlen sõna vastutus. Mõtteid on nii palju. Ta teeb refreshi ise automaatselt. Sa juba näed osa. Selge. Nii. Töötab küll. Saame teie mõtted siia jooksvalt panna ja ma panin nüüd siia ka linnukese, ehk siis see lehekülg hakkab ennast teatud aja tagant refreshima ja te saate julgelt neid mõtteid kogu aeg juurde panna. Sest tihti juhtub see, et kui sa küsimuste vooruni jõuad, siis on kõik küsimused, mis sul vahepeal tekkisid, meelest ära läinud. Et kasutage seda võimalust julgelt siis selleks, et jätta need küsimused endale märksõnadena meelde. Ja kui näete, siis need sõnad on siin ka erineva suurusega ja mida suurem on sõna, seda rohkem inimesi on samamoodi mõelnud. Et seda on ka päris huvitav jälgida. Aga nüüd ma tulen istun siiapoole. Te olete olnud nüüd head panelistid mõnda aega kuulaja rollis ja kohe on teil võimalus siis ise ka aktiivseks saada. Ja me räägime siin täna vastutuse teemadel, nagu juba selgeks sai, ja meil tegelikult paneeli pealkiri on vastutus, koorem või võimalus. Ja ma viskangi selle sama palli kohe esimese ringiga õhku. Ehk siis, kui teie peaksite esimese reaktsioonina praegu ütlema, kas vastutus, teie enda vastutus, mida te tunnete, kas see on teie jaoks koorem või see on teie jaoks võimalus? Ma võiksin alustada. Palun. Jah, koolijuhina ma tunnetan küll, et mul on suur vastutus, aga ma võin öelda, et ma ei ole üksi. See on jagatud vastutus, kuna mind ümbritsevad inimesed, minu kolleegid, inimesed, kes on teotahtelised inimesed, kes on väga aktiivsed inimesed ja ma ei tunneta seda vastutust koorma. Kuidas teised tunnetavad sõna vastutust? Mulle tundub ka, et see vastutus on ikkagi pigem nagu võimalus, sest vastutus annab tegelikult juba mingisugust sellist arengu või impulsside jagamist ja selles suhtes nõustun täielikult siin sellisest ka koolijuhi arvamusega, et see jagatud vastutus tegelikult ka meeskonna ühistingimuste ja koos mõtlemist pigem võimalus. Kindlasti võimalus ja ta paneb minu arust ka mõtte tööle, et kui on vaja midagi lahendada, siis seesama koostöös otsitaksegi koos lahendusi, võetakse vastutus. Võimalus on kindlasti, siis see vastutus on, kui laps on öelda, siis on mõlema lapse ja lapsevanem. Vastutus on minu jaoks tegelikult vabadus, sellepärast et kui ma tean, et ma vastutan millegi ees, siis annab selle vabaduse, et seda vastutust kanda tegelikult ja küsimus on just selles, et kui sa selle vabadusega suudad liikuda edasi, siis küll see vastutus sinu sees seda vabadust edasi kannab, et see vastutus on väga võimas relv ja vahend. Läheme nüüd natukene konkreetsemaks, et kui me räägime sellest, et kes siis vastutab motivatsiooni eest, siis minu arvates esimene küsimus on nagu, et aga kust see motivatsioon üldse tuleb, et mille eest me siis vastutame. Karl Markus, ma olen andunud 9. saatevaataja ja sealt esimesi osi nüüd vaadates on mulle silma jäänud, et esimesel veerandil sa ei käinud üldse koolis. Aga teise veerandi lõpuks oli midagi juhtunud ja sa käisid koolis. Kust tuli sul see motivatsioon, mida sul enne ei olnud? Kõige esimene, kust see tuli, oli minu isa, kes uskus, et see aasta ma lõpetan selle 9. klassi. Ja see oli nagu, kui lapsevanem näitab ja ütleb sulle, et ta usub sinusse, siis see on nagu kõige suurem motivatsioon, mida laps saab. Ja siis teine oli kohe minu bioloogiaõpetaja, kes ka uskus ja teine
ongi see, kui õpetaja usub sinusse, siis see on juba see teine motivatsioon, mis laps saab endasse. Ja sealt tuligi see, kahe inimeselt tuli see kõige suurem motivatsioon üldse enda lapsevanemat ja õpetajat. ja just see nende usk sinusse. jah. Nüüd Isabella ja Kristi, teie, kes te töötate koolis igapäevaselt, mis te näete, mis motiveerib õpilasi, mis paneb neid õppima? Teate, ma juba aastakümneid töötan koolis, olen töötanud ka õpetajana pikki aastaid ja ma ei ole kunagi kohanud ühtegi esimesse klassi tulijat, kes oleks motiveeritud. Nad on motiveeritud esimeses klassis, teises klassis, kolmandas, neljandas ja midagi hakkab juhtuma 5. klassis. Ja me teeme uuringuid, anketeerime õpilasi, saame igasuguseid vastuseid ja siis kõik laiutavad käsid ja kuhu see motivatsioon on küll kadunud. Ei tea vastust vanemad, otsivad vastust õpetajad, aga mõnel õpetajal ikka õnnestub oma klassiga töötada nii või oma aines töötada nii, et see motivatsioon ei kao kuhugi. Ta kasvab, ta tõuseb ja õpilased on edukad. Et motivatsioon on olemas, me ei pea seda otsima, vaid me ei tohi seda lihtsalt ära kaotada. Absoluutselt, jah. Mina arvan, et eeskuju on ka üks märksõnadeks. Et kodus vanemad on eeskujuks, et õpilane ongi hea ja tähtis ja mis sa seda kõike saavutada võid, et nad ise väärtustavad seda. Koolis ka, et kui õpetaja on ise eeskujuks ja ta on ka innustunud selles, mis ta teeb. Samamoodi, et kui ka õpilasel on motivatsioon kadunud, nii nagu siin öeldigi alguses ka, et kui õpetaja suudab seda õpilase uskuda ja ise olla selleks eeskujuks, et mida võib kõike saavutada, et siis ma arvan, et see aitab jälle motivatsiooni üles leida. Aga Kristi, mida need kasvatusteadlased räägivad? Et kust nende arvates motivatsioon tuleb? Ma võin kahe nurga alt sellele küsimusele vastata, et üks märksõna, mis mul selle motivatsiooniga seoses pähe torkas, oli kindlasti märkamine mitte ainult nende sarnasuste, vaid erisuste, ehk siis see, et tunnustada saab tegelikult ju inimesi ka väikeste edusammude eest, ka selliste asjade eest võib-olla, mis ei ole aines niivõrd olulised ja tähtsad. Ja kui ma nüüd lähen oma juurte juurde tagasi, ehk siis haridustee kõrghariduses algas lasteaiaõpetajaks õppimisest, mis omakorda tähendab, et ma ikkagi suunan vaate sinna kodule ja põhimõtteliselt sellele, et ikkagi see, kuidas perekond maast madalast uurimishuvi, uudishimu innustab, see tegelikult kandub kooli ja ilmselgelt seal see motivatsiooni hoidmine on väga tugevalt just nimelt selle tagasisidestamise küsimus ka, mis ei tohiks jääda ainult ainekeseks. Nüüd fakt on nagu see, et Karl Markus, sina ka alguses välja tõid, et sul ei olnud alguses motivatsiooni ja me saame viia seda ka laiemaks. Kõikidel õpilastel ei ole motivatsiooni, ei ole enam seda, Isabella, mis sa ütlesid, mida hoida. Mis saab? Ei ole mida hoida. Tegelikult on see motivatsioon ju kõigi meie sees olemas. Küsimus on selles, et kui me arvame, et me saame mingi vereülekandega seda motivatsiooni nagu juurde kusagile toota, siis see on võimatu, sellepärast et see enda sees teatud asjade käivitamine on võimalik ja selle keskkonna loomine on võimalik, mis seda motivatsiooni nagu sealt nähtavale toob. Ja üks asi on see, et kui me räägime lastest, siis see on kõige lihtsam ju nende laste väärtustada. Ehk siis tegelikult, et me paneme neid või märkame neid ja paneme tähele nii heas kui halvas, nagu kunagi on öeldud, aga tegelikult on iseenesest see, et me suudame hoida nendega suhet. Suudame hoida nendele suhet ja seoses sellega, et kui see noor inimene tunneb, et tõesti keegi on ta juures, ta ümber, siis see motivatsioon sees hakkab kasvama. Et see ei ole, seda ei saa kuidagi sõrmenipsuga või kellegi teise abiga seest võtta, aga seda saab toetada selles, et see kasvab ja võimendub. Nagu meil on ilus näide siin ju ole. Aga Karl Markus, mis siis nagu enne puudu oli? Et mingil hetkel sul see motivatsioon vähenes niivõrd, et sa ei käinud koolis ja sul oli õppimisest suva. Paranda mind, kui ma eksin. Ma arvan, et see oli nagu kõik, miks ma puudusin, oli see, et see oli eelmist aastas kõik see harjumus. Ma ei käinud ka eelmine aasta
koolis ja siis ma jäingi istuma. Siis ma mõtlesin, et eelmine aasta ma käisin esimene veerand ja näitasin nägu, et ma arvan, et see veerand ma ei pea näitama, ma oskan. Aga noh, ma arvan valesti, väga valesti. Kus see teadmine tekkis, et sa oled valesti arvanud? Ma arvan, et mu veerandi hinded nii kätte sai. Et see oli selline hetk, kus sa tajusid, et midagi on valesti? Sellist asja toimub iga õpilane üle jäävad oma tund. Aga nüüd see esimene veerand, kui sa puudusid, kas sa tundsid puududes nagu süümepiine ka või kuidas sa tundsid ennast? Koolast mitte? Tuli alles hiljem, kui ma mõtlesin, et jah, nüüd on lahe, et siis ma hakkasin ennast süümepiine tundma. Enne seda oli nagu free life, midagi tähtsasti. Vaba elu. Endiselt ma tahaks tulla selle teema juurde tagasi, et kui nüüd motivatsioon on kadunud, et Karl Markus, sinul oli seda õnne, et sinu isa toetas sind väga ja sinu bioloogiaõpetaja toetas sind väga. Tegelikult ma võin öelda, et iga õpetaja toetas, aga nagu tulevikuplaanid ei ole isegi bioloogiaõpetaja. Et ja siin teie vastustes ma olen kuulnud kahte poolt, ma olen kuulnud lapsevanema poolt, et kodu peaks toetama ja ma olen kuulnud ka seda kooli poolt, et õpetaja peaks toetama. Aga kes siis nüüd täpselt mida peaks tegema? Me kujutame ette, et meil on õpilane, kes ei käi koolis. No selle õpilase vastu vähemalt keegi võiks huvi tunda, et ärge olgem idealistid, et igal lapsel ei ole sellist pere taga, kes teda toetaks ja kes nagu teda suunaks. Siis vähemalt keegi koolis peaks olema see usaldusisik, kellega laps võiks või kes lapsega võiks saavutada seda kontakti. Aga ka sellistel juhtudel vahest juhtub nii, et lihtsalt laps ei tulegi kooli. Ta jääbki väljapoole kooli. Need on küll üksikud juhtud, ma räägin oma koolist. Aga tavaliselt ikka on see õpetaja, kelle poole tuleb see õpilane, kellega räägib, kellega suhtleb, kes hoolib sellest õpilasest, õpetaja, kes hoolib õpilasest. Aga minu arust on selliseid juhtumeid, kus juba tõesti kodu taga ei ole, aga ka kool, õpetajaskond on justkui alla andnud. Et noh, jah, et ei tulegi enam kooli, ta enam ei õpigi, et noh, mis me nüüd ikka siin teeme. Aga ikkagi märksõna on see, et keegi peab tõesti koolis märkama, et koolis on veel töötajaid lisaks tema aineõpetajatele. Et siis kas sotsiaalpedagoog, psühholoog, kes iganes. Ma tean ühte näidet ka, et kus koolidirektor läks konkreetselt õpilasel koju ja tõi ta kooli. Siis mitte keegi teine tundis, et ta ei saa, et ei tule. Keegi on, kes peab märkama ja tegutsema. Minu jaoks seal on see innustamise küsimus, et panna tähele seda õpilast, kes siis kuidagi moodi sinna kooli ja kogu vahele ära eksinud selles mõttes, et me võime ideaalis oodata, et mõlemad pooled just võtaksid vastutuse ja toetaksid ja hoiaksid seda õpilast kuidagi siis järje peal, aga jah, elu näitab seda, et see kuidagi teise poole võib kiskuda teele, et see motivatsiooni tekitamine, see innustamine ei ole sugugi lihtne, et tähendab väga pikalt vastu seina jooksmist, aga ilmselt see järjepidevus ka tulemusi seal tõesti. Jah, et sellele küsimusele võib esitada tegelikult teise küsimuse, et miks see noor ei õpi või miks ta ei jõua kooli. Et miks? Ja me võime ju öelda, et äkki koolis on nii pagan igav, et mis ma sinna lähen. Sest noored on nagu svammid, tõmbavad ennast informatsiooni täis. Ja eks meil vanematel inimestel on sellele järgi palju raskem minna. Ja nüüd ongi küsimus, et kas see huvi, ehk siis tähendab see õpetamise ja õppeprotsess kuskil kohtuvad. Või õpilane näeb seda õppeprotsessi, mis tal sees kuskil algal on ühtemoodi ja õpetaja ja näeb teistmoodi. Ja see lapsevanem kuidagi udusena seal kõrval. Et ehk siis seda, et kui me lepime kokku, et me ehitame silla, eks ole, üks hakkab ühed kallad ehitama teine, nüüd on küsimus, kas nii hästi on projekteeritud lapsevanema poolt, et need osad kokku jooksevad. Ja kui ei jookse kokku, siis on see niinimetatud pahandusmajas. Ja tegelikult ei ole pahandus sellepärast, et minu meelest ongi see normaalne protsess, ehk siis me peaksime nagu neid korrigeerima projekti natuke, et silla otsad kokku viima.
et ja siis ma arvan, et see õpiõhing tuleb ruttu, aga seal on väga suur roll vastutusel, aga selline jagatud vastutus on kõige halvem asi üldse, mis olla saab minu meelest. Et kui me jagame vastutust, siis räägime hästi konkreetselt, mis on lapse vastutus, mis on lapse vanema vastutus, mis on kooli vastutus. Ja kui me suudame siia piirid tõmmata, siis me ei näita üksteisele ega viska seda palli, nagu sa alguses ütlesid, vaid siis me ütleme, et nüüd me oleme selle piiri peal, siin lepime nüüd kokku. Siin on võib-olla see küsimus, et mida me vastutuse all mõtleme, et me pere ja kooli toetust, eks ju, et see võib olla samamoodi vastutuse küsimus. Ja ma tegelikult haagiks selle mõttega, et ka kool kui huvitav või ebahuvitav koht on kindlasti tänasel päeval hästi aktuaalne küsimus just selles mõttes, et me ei saa õppimist vaadata enam nagu kooli kontekstis, vaid õppimine on hästi laiaks aetud ainuüksi juba nende meediumite ja tehnoloogiliste vahenditega, mis meie ümber on. Nii et see on kindlasti ka üks oluline aspekt. Näitena võin tuua, et laps, kes ei taha tunnis viibida, ta hea meelega viibib raamatukogus, loeb ajakirju, istub seal arvutis, vestleb raamatukogu hoidjaga või ta mängib neid lauamänge, mis on kooli saanud projektiga Aktiivne turvaline koolipäev. Ta saab koolis süüa ja ta tuleb kooli, aga tundi ta vahest tõesti ei taha minna. Siin muidugi peab see õpetaja midagi ette võtma, saada ta sinna. Vabandust, et kas seal ei või olla ka seda küsimust, et see raamatukogus ta saab seda individuaalset tähelepanu, temaga tegeletakse, ehk siis see, mis talle klassiruumis saamata. Ja pean ütlema, et eelmisel kevadel, kui mul oli arenguvestlus raamatukogu hoidjaga, minagi sain väga palju huvitavat tema käest meie kooli õpilaste kohta. Üks klass meil õpetas, olid küllaltki sellised huvitavad kujud selles klassis, sugugi nad polnud väga paiguisid, Pavel Alonov oli nende klassijuhataja, aga nad kõik lõpetasid kooli ja nad kõik läksid edasi õppima, küll mitte gümnaasiumi, aga nad kõik leidsid oma elutee. Õpetajate päeval tulid kooli tordiga, et õpetaja Pavelit nagu tunnustada ja temaga suhelda, aga minu jaoks oli üllatusena, et raamatukogu hoidja nii hästi tunneb neid lapsi, teab nende huvidest, tunneb neid lihtsalt. Et on tekkinud see isiklikult? Absoluutselt. Karl-Markus, miks sa puudusid, et kas sa olid kuskil lida peal või sa olid kodus või sa olid koolis? Kõige parem tegu on üldse niimoodi, et meil oli niimoodi, et ema jätas üles, kõik koolis kokku pandud ja mina läksin 7:30, läksin uksest välja ja ainult paari meetri kauguse eas mu sõber. Ma läksin tema juurde, tema läks kell 10 välja, mina läksin koju tagasi. Ja niimoodi veetsin ka oma päeva. Kõik läbi mõeldud. Ja kõik hakkas väga igav kodus, polnud midagi teha, läksin kahti viimasesse tundi. Et mingi huvi ikkagi oli, et kui on midagi teha ei olnud, siis tund oli huvitav. Teatud tunnid nagu, kuidas õpetaja teeb sulle huvitavaks. Mõned tunnid on nii, et kus lihtsalt õpetaja istub oma laua taga ja räägib sulle, aga kus see huvi tuleb õpilasele. Sest minu jaoks on niimoodi, et õpilane ja lapsevanem peavad vastutama, et õpilane jõuaks kooli ja siis on see õpetaja, kes peab vastutama, et see asi, see teema teeks õpilasele meelde ja oleks huvitav. Mina arvan niimoodi. Kuidas teised selle mõttega kaasa kõlavad või vastu kõlavad? Nõus olen. Et jah, et lapsevanem vastutabki selle eest, et laps jõuaks kooli. Aga koolis tegeleb lapsega edasi kool, õpetajad ja teised. Mulle Margus väga meeldis see silla ehitamise metafoor ja see, et mitte silda ei tule maha tõmmata ja uut teha, vaid projekti tuleb kohandada. Ja me oleme tegelikult rääkinud siin, nagu sa ka välja tõid, väga üldiselt. Keegi peab tegema. Kui lapsevanem ei toeta, siis keegi teine peab toetama. Kui õpetaja ei tee huvitavat tundi, siis keegi teine peab toetama. Aga võib-olla on kasu sellest, kui me need rollid lahti räägime, millega sa Karl-Markus juba alustasid. Ehk siis mille eest vastutab õpetaja? No, õpetaja vastutab päris kindlasti selle eest, et mis selles konkreetses tunnis ja klassiruumis toimub. Ja jällegi see viide, et
istub, ma ei tea, räägib midagi, loeb kusagilt teksti ette, et see päris kindlasti ei ole see, mis seda last või noort inimest seal koolis köidab. Ehk siis mingis mõttes on õpetaja vastutus päris kindlasti ennast metoodiliselt arendada, mõelda, mismoodi seda õppeprotsessi huvitavaks teha, kuidas jõuda noorema põlvkonna inimesteni, laste ja noorteni, eks ole, kes tänasel päeval ju ikkagi on juba hoopis teistsuguses ajas kasvanud ja toimetavad, et see on üks päris kindel vastutus, mõelda, kuidas ma midagi teen, kuidas ma jõuan õpilaseni. Ja ta vastutab ka selle eest, et õpilased klassiruumis füüsiliselt oleks, et ei läheks välja, kui nad tahavad ja ei tuleks üldse tundi ja nad ka ei segaks teiste õppimist. See on kõik õpetaja vastutusala selle konkreetse tunni raames. Koolijuhina ma vastutan selle eest, et õpetaja oleks varustatud uuemate meetodite, tehnoloogiatega, et see õpikeskkond vastaks vajadustele, et korraldada seda tundi huvitavaks. Ma toetan õpetajat igati, vestlen temaga, uurin tema vajadusi ja me koos teeme seda tööd. Mina kui lapsevanem ütlen väga selgelt, et õpetaja vastutus on see, et ta oma silm säraks. Ehk siis tegelikult on see, et seda ühiskonna arengut me ei peata. Ehk siis kui me püüame vanade meetoditega minna kaasa sellele arengule, siis me oleme hukule määratud. Et iseenesest on ju väga selge see, et kui noored lähevad ees ja lapsed lähevad ees sellise hooga, siis meie ülesanne ja õpetaja ülesanne tegelikult on ju see, et sammu pidada, jõuda, tabada ära neid nõkse ja nippe, mis noorteni viib ja kui me seda teeme, siis sealt see vastutus tuleb ja sealt see uus võimalus on. Mulle tundub, et üks võimalus selles, eriti selles tehnoloogia maailmas, mis on ju noortele väga tuttav ja võib-olla õpetajate põlvkonnale, tänaste õpetajate, eriti vanema generatsiooni õpetajate põlvkonnale pigem võõras, saaks kindlasti rakendada ka neid õppijaid ise kui õpetajaid. Ehk siis see, et natukene pöörata seda klassiruumi selliselt, et see, mis seal toimub, oleks rohkem selline üksteise toetamine, õpetamine, et õpetaja julgeks abi küsida, et õpetaja ümber on justkui selline aura, et ma pean kõike teadma, ma pean kõike oskama, tänapäeval ei ole see mõeldav, isegi mitte ühe aine raames ei ole see mõeldav. Et võib-olla mingis hetkes anda see vastutus õppijale, et tule ja aita mind või tule toeta mind, võiks olla ka sellist pigem nagu innustust. Et iseenesest see on väga õige, et kui õpetaja julgeb küsida abi õpilase käest, et see oleks nagu super, aga seda julgevad teha väga tugevad persoonid, ehk siis tegelikult väga tugevad õpetajad. Ja miks nad on edukad? Nad ongi edukad sellele, et nende jaoks on see kontakt väga hea ja nad julgevad laskuda sellele tasemele küsida ja areneda ise edasi, üllatada järgmiseid õpilasi ja just nimelt selle oma tugevusega, julgusega. Mina võtaksin kinni sellest sõnast kontakt. Ma eilegi just külastasin ühte tundi ja seal oligi situatsioon, kus õpetajale esimese korraga ei tulnud välja see liigutus, kus tal läheks internet tööle. Ta kohe palus ühte 12. klassi poissi, et tule aita. Väga loomulikult kõik see toimub klassis, kui tõesti on väga sellised usaldus